Lääneranna vallavolikogu arutas täna, kas anda Eesti Leegioni sõprade klubile luba paigaldada Lihula kalmistule kunagise Lihula samba koopia, ehk siis mälestuskivi, mille mullu EKRE lasi sinna üles panna paariks tunniks. Originaal ise asub teatavasti Lagedil muuseumis. On mehed, kes väärtustavad ka teises maailmasõjas siis võidelnud meeste panust. Ja mina kui Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esindaja igal juhul toetame seda ettepanekut või seda taotlust. Täna siiski otsust vastu ei võetud. Tegelikult volikogu seisukoht on ju suhteliselt ühtne, välja arvatud võib-olla paari erandiga, kes ütlevad, et koht ei ole sobiv, sest et seal ei saa üritusi korraldada, mida tavaliselt tahetakse mingi kivisamba juures teha. Teine asi, kujundus ei hõlma seda, mida tahetakse tegelikult öelda, sest et kui rääkida nüüd vabaduse taastamine ja bolševismi vastu võitlemine, siis see ei lõppenud 45. aastal, aga praegu mälestusmärk ütleb, et 45 lõppes see asi. Edasi lükati otsustamine ka põhjusel, et eelnõu polnud korralikult ette valmistatud. See viga aga järgmiseks istungiks parandatakse. Sisuliselt ei ole volikogu taus asja vastu, et seda tuleks mälestada, aga koht ja vorm ei ole päris sobivad. Küsisime ka peaministrilt kui ka tema koalitsioonipartnereilt, mida nemad kõnealusest teemast arvavad. Nii palju kui mina tean, siis ei räägita samast sambast. Punkt 1. Punkt 2 on see, et see sammas, mis sealt ära võeti, see on minu meelest muuseumis ja see sinna ka jääb. Ja see, mis ma olen välja öelnud, et see on tõesti, nagu te ütlete, kohaliku omavalitsuse otsus. Martin Helme sõnul on jäänud eelnevatel kümnenditel tegemata selgitustöö. Millised valikud olid Eesti meestel 40. aastatel? Me ei räägi enam sellest algsest asjast, sellest, mis toimus 40. ja miks meie siis vanaisad või isad või vanavanaisad neid valikuid langetasid, vaid nüüd me jaurame mingi samba üle, et see on tegelikult see on pseudoteema mõnes mõttes, et päris teema on mujal minu meelest.